Kellukesed. Võrukaela parim sõber, sport. Kõgi on. Jäta järele. Säh sulle. Küll ma olen täna kena ja sümpaatne. Igat pidi vinks-vonks. Mida ma küll täna põnevat teen? Hoidke alt, keskpäevane post! Kellukese parim sõber, sport. Pole üldse paha mõte. Loomakese parim sõber, sport. Igatahes läheb sportimiseks. See on nüüd küll veidi, kuidas seda nüüd öelda? Igav, vaja midagi reipamat. Nii, tossud, just. Nüüd ma tean, jooksmine peaks mulle sobima. 1, 2, 1, 2. Peaksin ka Mannile spordi kasulikkusest rääkima. Ma ei saa ju isekas olla. Tere hommikust, Mann. Tere hommikust. Õigemini, tere päevast. Minu päev algab peale hommikusööki. Lase aga heal maitsta. Miks sa muudkui jooksed? Kas aga tead, ma teen sporti, mitte nagu sina. Lõpeta need vallatused. Kuhu nüüd? Anna siia. Ma ju ütlesin, et ma teen sporti. Soovitan seda ka sul teha. Palju õnne. Eks sa tegele siis selle spordiga. Ainult, et mitte siin. Mann, sul moosi on? Või tema tahab veel moosi? Ups, vabandust, arvasin, et moosiga on maitsevam. Kohe võtan alla. Ei, troni jalgadega lauale. Piruka sadu! Mida sa ometi teed? Kas ta nüüd? Kohe hakkavad paukuma. Tulen sinu selja taha. Löö aga löö. See läks küll õnneks. Mina lootsin, et sa annad midagi juua ka kompoti kisselli limonaadi. Mul tuleb see päris hästi välja. Ütlesin nüüd alla, et katan seljatagust. See kõik võinuks päris kehvasti lõppeda. Mis nüüd lahti? Tere, Peeter. Ma tulin asja pärast. Tere, tere. Sa oled ju kõige targem, eks? Jaa. Ütle, kas jooksmine on ikka tervisele kasulik? Jaa, väga kasulik. Sport teeb tugevaks. Võid ise lugeda. Kus tähed on? Taevas. Ühesõnaga, sport on väga kasulik. Aga miks sa ise jooksmas ei käi? Kommid. Ma teen ajugümnastika ja see pole vähem tähtis. Kuidas sa nad alati üles leiad? Miks sa neid peidad? Oi. Mu raamatud, romaan, sõnaraamat, keemia, füüsika, bioloogia, seljale. Kus sa alles raputab? Trigonomeetria veel üks. Minuga on täbarasti. Appi, aita mind, ma juba kukun. Välja! Oh, see poiss. Raamatud on tõesti head treeninguvahendid. 1, 2, 1, 2, 1, 2, pee. Kah mul kommipeitja. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Üks, kaks. Tere, Valdur.
mida põnevat sul on? Tere. Sul on nii palju uut ja põnevat. Ja mis see on? Ei midagi. Pole siin midagi. Kuidas ei midagi? Näita mulle. Ei, hoia eemale võrukael. Ei tohi, see on väga tähtis. Ei tohi, see on väga tähtis mudel, molekulaarne. Las ma vaatan. Olgu peale. Aga vaata, et sa midagi ei puutu. Ei puutu, ausõna. See raks, äge. Loomulikult see on tõeline meistriteos. Uus kellukeste lind tuleb kõigile üllatusena. Mis see veel on? Ergonoomiline disain, lihtne kokku panna, väga vastupidav, mis põhineb purunemiskindel konstruktsioon. Mida sa ometi tegid? Ei, kohe parandan kõik ära. Ei, ära veereta seda rahu, ära ärritu. Mille parem jooksme, see rahustab närve. See on üks väärt leiutis. Sellest tuleb parim näidend. Prints ja printsess. Eks ole, Pebu? Kahju ainult, et kedagi päästma ei pea. Vaevu sain tulema. Kas jooksusõbra jaoks on mõni roll? Kelle? Muidugi. Välejalgne rüütel. Parim roll. Sulle ei sobi see värv kohe mitte. Te ei jaga seda värki. Kohe ma näitan teile olla või mitte olla. Need dekoratsioonid, sinine, ma olen sul korduvalt öelnud. Onnes väär pead alla. Aidake. Pille ma päästan sut, sa igavene. Lasin rolli liiga sisse. Sina päästab Pille, mina lippan edasi. Selline näidend mulle juba meeldib. Ma tõttan sind päästma. Appi, aidake. Pea vastu, ma tulen. Yes! Nüüd sa saidki mind päästa. Geniaalne. Ma ju ütlesin. Marta, mis sa tahad? Miks sina jooksmas ei käi? Ma teen tööd, mul pole selleks aega. Sa ju ise kirjutasid, et sport on meie kõige parim sõber. Sa pead seda silmas. Ma lihtsalt pidin millestki loo kirjutama. Siis kirjutasingi spordist. Ei tohi. Mina jäin uskuma. Kas kogu see vaev oli asjata? Rasked treeningud, higised peopesad, villisjalad. Sa ei saanud aru. Sporti tuleb teha, kuid mul pole lihtsalt aega. Pean muudkui kirjutama ja kirjutama. Mina rumal jäin uskuma. Ära puutu seal midagi. Olen ajaleht, ole kast. Kes ma olen? Mida sa ometi tegid? Lülitunud välja. Ei, mu armastaski ma siin. Ole muretama ilmi. Võta hoogu maha, sa jooksed kaadrist välja. Jätke mulle tükitaarjuti. Andke mulle andeks, ma enam nii ei tee. Ei mingit sporti enam ausõna. Jäta nüüd, sport on äge. Väga äge, lause kangelaslik. Ütleks, et teatraalne. Tõesti? Kuigi veidi ohtlik. Ma ei tea, miks te rõõmustate, ta lõhkus mu leiutise. Jäta nüüd, võrukael näitas meile, et sportida on lõbus. Seda küll. Sõbrad, minu arvates võiks võrukael treeneriks hakata. Peeter, igatahes! Mõtlesin isegi ühe uue spordiala juba välja. No sel ajal, kui teid treenisin. Millise? Võrukael!
kellukesed, ihukaitsja. Meil pole kunagi iga, pole kunagi iga, iga pole kunagi. Appi! 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 Pole paha. Peeter, aita mind palun, palun. Ära nüüd kisa. Ära jalas sikuta. Peeter, sa päästsid mu. Igatahes. Nüüd olen su tänuvõlglane. Ei midagi erilist. Ei, sa päästsid mu. Mu elu rippus juuksekarva otsas. Sa päästsid mu. Mis ka juhtuks, kui su elu satub ohtu, tulen sulle alati appi. Aitäh, kuid ma arvan, et mind ei pea millegi eest päästma. Küll mina juba leian, mille käest sind päästa. Igatahes. Olgu. Ma nüüd lähen. Mine aga mine. Enam ei pea sa midagi kartma. Nüüd oleme kui sukk ja saabas. Peeter ja Võrukael. Nüüd me võidame niikuinii. Eks ole võimas. Mida see kõik tähendab? Ma ehitan siia, tead küll, turvasüsteemi ja kaitserajatised ja paigaldan signalisatsiooni, kaevan kaevikud, varsti tõmban kogu alale okastraadi ümber. Sa võid ise vaadata. Hei, siia. Oled sa ugaraks läinud. Sa arvad, et sellest ei piisa? Jah, Peeter, sul on õigus, sul on tuline õigus. Sul on päris kindlasti õigus. Peame valvet tugevdama, paneme koeramaja valvama. Ei, hoopis karu, perre ei annu jääkaru. Siin pole jääkarusid. Ära ole sellest nii kindel. Täitsa lõpp. Ütlesin talle, et siin pole jääkarusid. Seisa paigal. Peeter, ära muretse. Olukord on kontrolli all. Võrukael, mida sa ometi teed? Vait, käed üles. Ei tõsta mingit käsi üles, unusta ära. Ah nii, kopp-kopp. Sain kätte, mis? Ei näpi mu seljakosti. Ma võin ka hammustada. Võrukael, mida sa ometi teed? Eraomand on puutumatu. See ei ole minu oma. Keegi sokutas selle mulle. Mu elu pole ohus. Mina ei tüki kellegi elu kallale. Sa kujutad mu kaitsealuse jaoks ohtu. Näed nüüd. Ja sina ei uskunud. Ragulka ma konfiskeeringu külmrelva. See on päris kuum. Otsusta nüüd ära. Ühesõnaga relv. Peeter, mida see kõik tähendab? Pole aimugi, kuid tundub, et olen suures jamas. Lase hea maista, just sain valmis. Aitäh, Mann. Siin on nii rahulik ja vaikne. Keegi ei mürgelda. Stopp! Mina proovin esimesena. See on minu tort. Mida see kõik tähendab? Kuidas seda nüüd öelda? See tegelane tahab väga mu ihukaitsja olla. Selge pilt. Jälle mingi pöörane idee. Eks ole, kullake. Mann, kas sa juua ka pakud? Kas tort pole veel mõjuma hakanud? Mis mõttes mõjuma hakanud? See tort oli mürgitatud. Mürgitatud? Mis nüüd saab? Kust mina tean? Siin pole keegi varem mürgitatud torti söödab. Ole sa tänatud, ajasid tal hirmu nahka. Kutsun seda Võrukaela teraapiaks. Paraku on selle mõju lühiajaline. Tere, Peeter! Tere, Peebu! Mis ihukaitse on? Siin ma olen. Tere, Peeter! Mida sa ometi teed? Tehke midagi. Aidake. Appi. Peeter.
Marta! Marta! Peeter! Vabandust, mul on kiire. See kõik siia sai. Võrukall lase mind otse kohe välja. Peeter! 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 Peeter, lase mind sisse, tere! Mine, lase jalge, Peetril on kolmapäeviti vastuvõtt. See pilt pole suurem asi. Võrukaelateraapia. Õige, võrukaelateraapia. Appi! 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 Peeter on vist hädas. Jaha! Peeter, miks ise sealt alla ei tule? Mis üldse teed siin? Ei, ise ma alla ei saa. Ma tahan, et musta vihukaitse mu siit alla aitaks. Hästi, no hüppa. Ära mind puhuks nüüd suu. Ai, ma vist vigastasin jalga. Kas sa võtad mu selga? Kas sa kiiremini ei saaks? Kõht on tühi. Oi, ma vist vigastasin nüüd teist jalga. Ära vaata minu poole. Ära mitte mõtlegi. Kõik mulle aitab. Ma pole enam su ihukaitsja. Kõik. Just nii jääb. Sa siis hülgad mu? Ise sa hülgad. Mina ei tea sellest midagi. Lihtsalt. Sa lähed juba üle piiri. Oled muutunud liiga tüütuks. Võiks isegi öelda nahaalseks. Ühesõnaga mulle aitab. Jääkaru võid endale jätta. See toimis. Peeter, me juba tuleme. Peeter, pea vastu. Oi, kiiremini. Muretsemiseks pole enam põhjust. Mul ei ole enam ihukaitsjat. Nüüd ei ähvarda mind miski. Aga jääkaru, kus jääkaru on? Jääkaru magab veel. Kellukese ihukaitse olla pole sugugi lihtne. Aidake! Aidake! Kellukesed, 3. korrus. Väikemajade ehitus on igav. See on eilne päev. 1 korrus. See pole vaid igav, vaid lausa naeruväärne. Nõus. Noh, suurlinnast on veel vara rääkida, aga ühte võin päris kindlalt öelda. Kellukeste linn saab endale kõrghooned. Makett on mul praktiliselt valmis. Ehk kuulsust ma ei vaja, kuid vajadusel elan selle üle, kui selleks vajadus tekib. Põhiline on algust teha. Hakkan kohe tööle. Hoopis mina hakkan kohe tööle. Olen Valduril abiks.
üldse tööd teha? Tere, tere. Tere. Võrukael, mis nüüd? Seda ma arvasin. Mida sa arvasid? Ei midagi. Ma püüan mõelda suurelt. Mis asi see veel on? See on suursugune kunstiteos. Ei, seda kohe mitte. Tegu on maitsetu skulptuuriga. Sa ei tea. Sa oled võimeline enamaks. Mõtle juba suurelt. Ehitame 3. korruse, mis? Aga milleks? Kuidas milleks? Ma ei mõista. Oled sa kunstnik või mitte? Sa oled ju geenius ja tõeline talent, eks ole? Loomulikult, olen kunstnik. Aga kunstnik vajab avarust. Veelgi tähtsam on uuendusmeelsus. Vaata siia. Kuidas meeldib? Vaata siia. Kuidas meeldib? Aga see? Mis? Ma olen ju uuendusmeelne. Vähe. See siin on kõrghoone. Mida? Ma juba näen ajalehte teisi külgi. Kuulsa kunstniku Tereki ja sama kuulsa töödejuhataja Võrukaela käe all valmis Kellukeste linna 1. 3. korrus. Ahaa, minu arvates kõlaks paremini. Tereki käe all valmis 1. aste kõrgustesse. Minu arvates kõlaks paremini. Tereki käe all valmis 1. aste kõrgustesse. Võrukael ikka ka. Vahet pole, need on pisidetailid. Juhataja, sina leiad tööriistad, mina otsin inspiratsiooni. Töödejuhataja, mitte lihtsalt juhataja. Ma ju ütlesin, need on pisidetailid. Need joonised on nii igavad. Pip-pip, tööriistad saabusid. Geniaalne, hakkame improviseerima. Ega me liiale ei läinud. Kunstnik peab olema kompromissitu. Terek, on sinuga kõik korras? Meie linnas toimub imesid. Mis siin sünnib? Kulla sõber, ära tekita sind segadust. Hoopis sina ütle mulle, mis segadust te siin korraldate. Terek? Mann, ole mureta, plaan toimib. Milline plaan? Noh, see kullake ehitusplaan toimib. Me just lõpetasime katuse demonteerimise, ükski kandev sein kahjustada ei saanud. Kohe saab kahjustada tegelane, kes ajab mingit luba. Mann, kõik on hästi. Ma otsustasin ehitada 3. korruse. Ma olen arhitekt, suur kunstnik, aga see on mu töödejuhataja. Võrukael. Töödejuhataja. Pisidetailid. Milleks sulle 3. korrus? Sul pole enam isegi 2. korrust. Kuidas milleks? Rohkem avarust, värsket õhku, linnud laulavad. Nii on palju parem. Tule, ma näitan sulle. Sealt avaneb suurepärane vaade. Kuidas me sinna läheme? Peagi tuleb siia keertrepp. Trepp otse taevasse. Seni aga viib taevasse. Lihtne redel. Oh sa, nii
ilus. ma ju rääkisin. aga mis sa vihma korral teed? Main, me võiks seni sinu juurde minna, eks ole? Mul on ka koju pikk tee. Saaksin märjaks, mis sa arvad? Ei, mina oma maja lammutada ei lase. Ahvuid trepp taevasse. Trepp taevasse. Terek, sul on kummaline pirk. Võrukael! Tahan oma katust tagasi. Muidugi pakun teile peavarju. Parem juba üks korrus, kuid katusega. Ega mina siis, ma tegin nalja. On sul ka naljad. Ma olen nüüd kodutu kunstnik. Kunstnik peabki kannatama. Ära heida meelt, küll me teeme kõik korda. Vihm lõppeski. Sa peaksid vähem oma juhatajat kuulama. Tööde juhatajad! Pealegi, minu töö on tehtud, katus on lammutatud, ülejäänud tööde suhtes kokkulepet polnud. Kuidas nii? Sinu mõte oli 3. korrus ehitada. Igavene temputaja. Mis? Hoopis sina rääkisid siin inspiratsioonist, nüüd olen mina süüdi. Pole ma mingi kunstnik, olen lammutaja. See kõlab päris hästi. Purustaja. Hakkab pihta. Aga sina, Võrukael, et ma kunagi veel... Ega sa ise parem pole. Olgu, peame Valduri kutsuma, küll tema aitab. Siin mu joonist ongi. Ma isegi ei küsi, kuidas nad siia sattusid. No, muidugi, see on kõik minu süü, andke mulle andeks. Ära mitte loodagi. Tere! Olgu, anna sina mulle ka andeks, ega ma parem pole. Valdur, palun aita mind. Mul pole kuskil loominguga tegelega, aga inspiratsioon kipub juba peale. Esiteks, kui võtad töö ette, siis tuleb hoolikalt juhend läbi lugeda. Teiseks, tööd ei tohi kunagi pooleli jätta. Kolmandaks, tööriist pihku ja tööle. Kommide söömist ei jäta ma kunagi pooleli. Valdur, kas ma tohin tööd juhataja olla? Ei, aga lihtsalt juhataja. Hästi, aga vaata, et sa midagi ei puutu. Võrukael! Kellukesed. Peakokk Võrukael. Siin lõhnab nii hästi. Anna mulle kähku midagi magusat. Kiiresti, noh. On sul kiire? Ma pean kiiremas korras mõtteid mõlgutama. Peeter ütles, et ühesõnaga, peale söömist lendab mõte palju kiiremini. Ja, millest sina mõtiskleda tahad? Mis see on? Marinaat kala jaoks, see pole veel valmis. Sind pole keegi sööma kutsunud, kord peab siiski majas olema. Aga kui korda pole? Siis selleks juhuks on mul... Sain aru. Igatahes. Olgu peale. Aitäh, oled nii lahke. Kui sa kingiksid mulle šokolaaditahvli, siis ma annaksin sulle ka tükikese. Aga kui ei kingi, siis ei anna kah. Selge pilt. Mille üle sa siis mõtteid mõlgutada tahtsid? Mõtlesin, et mida küll teha.
igav on. Leia endale tegevust, mina teen näiteks tööd ning mul pole kunagi igav. Väga hea, las ma aitan sind. Mida sa ometi tegid? Sa tood vaid häda ja pahandust. Nii ilus, just kui sa ajaks lund. Ilus või asi, Võrukael sa teed muud kui pahandust. Sa meenutad mulle pelmeeni, üleni jahune. Õige, igatahes. Olen suur rääkiv pelmeen. Tead, mul tuli mõte. Sa paned mu külmikusse ja kui keegi tuleb, siis sa ütled, huvitav, mis seal külmikus on? Avad ukse, aga mina hüppan välja. Sind ei tohi külmiku ligi lasta, sa pistad kõik nahka. Ausõna, mitte päris kõik. Mulle mahuks kõik sisse. Ära alahinda ennast. Sa oled küll väike, aga mahutad palju. Sulle läheb kõik sisse. Kuigi su mõttel on jumet. Öeldakse, et külm teeb mõistuse klaariks, kuid mõningatel pole isegi sellest kasu. Lihtsalt pole midagi klaariks lüüa. Tere, Mann! Tere, Marta! Mis see on? Elus külmik! Tõeline sensatsioon! Võrukael tahtis veidi külmikus istuda. Mina sain samal ajal veidi koristada. Ma arvasin, et sul on seal kondenspiim, aga oli hoopis sinep. Sinepit ei panda nii nähtavale kohale, vaene loomake maitses seda. Kas sa tead, kui terav sinep sul on? Ära siis võta ilma luba küsimata. Mis kondenspiim? Mis sinep? Mann, kas sa oled unustanud? Sa pead täna intervjuu andma, fotosessioonil osalema. Homse lehe esiküljel ilutseb pealkiri. Mann, meie linna parim kokk. Kes siis pirukat küpsetab? Kähki tegu, sellega saab igaüks hakkama. Isegi mina. No, tema teeb. Hakkame nüüd minema, palun tule. Hästi, teed täpselt retsepti järgi. Juustu sibula piruka. Võta, ära midagi segi aja. Igatahes, sa ju tunned mind. Selles asi ongi, et tunnen. Olen kokk, kuulus kokk, köögivalitseja, pannide isand, pottide kuningas, peakokk Võrukael. Igatahes, millest ma alustan, tainas valmis sõkkuda, kuke pea. Ai, lase lahti, lase kohe lahti. Ah, või nii, ma veel näitan sulle. Küll see kokkamine on ikka raske. Jää juba seesma, vaim sulle näitan. Kokkamine pole lihtsalt killast. Las Mann parem küpsetab. Mina teen seda, mis mul kõige paremini välja tuleb. Hakka rääkima. Ma ei tea, millest alustada. Meie lugejad tahavad teada, millised on peakoka põhireeglid. No, peakokk ei tohi kunagi valvsust kaotada. Tere, Mann! Oi, sa polegi Mann. Mis, ma asendan teda. Kas sa ei näe? Küpsetan siin pirukat. Kas sa siis oskad? Kui Mann selle töö mulle usaldas, järelikult oskan. Äge! Mis pirukat sa teed? Ise ei näe või? Lihapirukat, minu lemmik. Kas ma võin sind aidata? Mann usaldas selle töö mulle, aga olgu peale. Olgu peale, võid aidata. Ma tegelen seni moosiga. Millegagi ei tohi kunagi liialdada. Kõike peab olema täpselt maitse järgi. Peakokk ei tohi kunagi liialt hoogu minna. Kokkakunst nõuab tasakaalukust, erapooletust ja kannatlikkust. Kuidas tundub? Käib kah. Seda sa õpid sa tänu minule kokkama. Nüüd pistame ahju. Ei. Seda teen ma ise. Mine nüüd, mine. Võid tunni aja pärast tulla. Mann! Kus Mann on?
Annab Martale intervjuud. Mulle usaldas ta piruka valmistamise. Tahad aidata? Muidugi tahan. Lase käia. Retsept on laual. Hoolikalt tuleb kõik tükeldada. See on tõeliselt peen kunst. Porgand ja kapsast tuleb hästi peenikeselt viilutada. Köögis peab säilima ideaalne puhtus. Meie töös on peamine täpsus. Kõik toiduained tuleb hoolikalt valida. Üks asi veel. Gourmet-toit peab olema tervislik. Vähem suhkrut, komme, šokolaadi. Tõeline kokk ei tohi seda kunagi unustada. Nüüd on paras aeg sahju panna. Ahi peab olema eriti kuum, siis küpseb pirukas kiiremini. Kas meil läheb veel pikalt? Üks hetk, lennuke. Suur aitäh sulle. Väga hea, ma pean nüüd jooksma. Mul on mingi halb eelaimus. Pirukas. See teeb mind veidi murelikuks. Näed nüüd, kõik on kombes. Võrukael lubas, Võrukael tegi. Millega see pirukas on? Lihaga, ei hoopis juurtega. Tõenäoliselt ka kapsaga. Ja šokolaadiga. Oi, kohe kõigega. Muidugi, milleks teha mitut pirukat, kui saab ka ühe teha. Muide, see on peakokk Võrukaela salajane retsept, kes proovib esimesena. Võtke järjekorda. Teate, olin täitsa unustanud, et mul on tegemist. Mul jäi elektrisaak kodus tööle. Mul pole kõht tühi, võt nii. Kui kellelgi pole kõht tühi, saan ma nüüd maitsva piruka küpsetada. Kes tuleb appi? Mina! Olen geniaalne! Superhea! Küll on jube. Mann, kas oma abimehele midagi kingid ka? Oma kingi sa juba said. Meil vedas, et Võrukaelal on oma salajane retsept. Kõhtu küll täis ei saa, aga vähemalt igav ei hakka. Igatahes. Oi, kes tuled ära kustutas? Oh, siin peakokka. Kellukesed. Otsitakse kurjamit. Olen siia kauaks istuma jäänud. Mõnedel ikka veab. Kuidas on? Kas seikluskirjanduse nädal sai läbi? Päris igav hakkas ilma sinuta. Tõesti, mina arvasin, et sul pole kunagi igav. Tegelikult on juba igav. Sa vaid vaata neid. Ahoi, sõbrad! Või siis teda. Semu pole ammu näinud. Sellest ma üldse ei räägi. Küll on ilus. Hei, Taibu, ära unusta mu näituse avamisele tulla. Kohe kindlasti tulen. Kõik on nii toredad, sõbralikud. Ära unusta mu näitusele tulla. See on igavuskuubis. Peeter, tule kindlasti pirukat sööma. Ma loodan, et vaarika pirukas. Mine parem, Pätsa mannid pirukas saaks vähemalt nalja. Minneks, ta annab niigi. Eks sa vaata. Mann. Anna palun mulle pirukat. Palun. Oh, tõesti on igav.
Raamatukangelaste elu pole selline. Aga miks mitte? Ma päästan selle linna igavuse käest. Valdur! Valdur, kas sa suudaksid teha kurja roboti? Sellise tõeliselt kurja, kes külvaks hirmu ja mürgeldaks ringi. Ma tegin nalja. Kas suudaksid? Ma võin proovida, aga mitte praegu. Teen praegu robot koduabilist. See on palju olulisem. Mis siis ikka? Peab jälle kõik ise tegema. Peagi saabub see hetk, kui Peeter linna igavusest päästab. Sõprade ette ta ootamatult ilmub. Nende ridades külvab hirmu. Valmis! Olen Kellukeste linna esimene kurja. Must Peeter. Ei. Nii saaksid nad kohe aru, et see olen mina hoopis must. Geniaalne! Oi! Salapärane rööv. Küll see kurja veelu on ikka raske. Mahlapress on nii raske. Jube kuritegu. Kohutav, kes küll võis mahlapressi sisse vehkida. Ei vehkinud sisse, aitas selle hoopis mu maja juurde kanda. Ta lihtsalt aitas mind. Ma vist tean, kes on see salapärane kangelane. Kes? Õilis prints. Kindlasti oli see Peebu. Sealt ta tuleb. Ahoi, kangelane! Nüüd pean ma midagi eriti ilmselt korda saatma. Just. Ei, pärast ma loomulikult heastan kõik, kuid ma pean andma tõuke, raputama seda linna, tekitama vibratsiooni, adrenaliine puha. Te veel näete. Valus on. Teine katse. Pean rikkuma midagi ilusat. Proovime. Oh, sa poiss. See on uskumatult ilus. Te vaid vaadake neid värve. Väga julge lahendus. Ma ei tea, kes seda tegi, kuid ilmselgelt on mul tekkinud konkurent. Mis? Kõik. Nüüd pean tegema midagi väga jubedat. Kolmas katse. Hirm, paanika, kaos. Nüüd ma neile näitan. Vaatame, mis te selle peale ütlete. Te kukute istuli, kui kogu see teatrilava. Eks te näete. Või salapärane kangelane. Siit tuleb kurjuse meistriteos. Siit see tuleb.
Peeter, siin sa oledki. Uskumatu, meie kangelane tegutseb jälle. Peale lillefestivali pole kellelgi olnud mahti lava kokku panna. Muudkui oli siin jalus, nüüd aga... Mis nüüd? Peeter, miks sa siin ripud? Mis kostüüm su seljas on siin? Ma ei tunne teid, mine ära. Mis juhtus? Sina oledki salapärane kangelane. Pole ma mingi kangelane. Sõbrad, me palkasime salapärase kangelase. Arvake ära, kes see on? See on Peeter. Peeter, oled sina ikka frukt? Peeter, miks sa seda saladuses hoidsid? Sest ma pole mingi kangelane, olen kurjam. Oh, sa poiss, on see vast uudis. Naerata, ära pildista. Miks otsustasid kangelaseks hakata? Kas plaanite kangelase karjääri jätkata? Peeter, pidasin sind vanaks tüütuseks, sina oled aga suurepärane kunstnik. Peaksime mõtlema ühisnäituse peale, mis sa kostad? Võrukael. Pole ma mingi kangelane, tahtsin vaid kurja teha. Tahtsin, et linnas toimuks midagi põnevat, aga ma ei saanud sellega hakkama. Mida sa ometi räägid? See kõik oli väga põnev. Ja salapärane, kui sa vaid teaksid, kui kaua ma pead murdsin, kes mu mahlapressi koju tassis. Päriselt? Muidugi. Su vaba tehnika plangu värvimisel lõi pahviks ja salapärane. Hea küll, eks ma proovin siis veel. Ei, stopp! Ei, siin linnas olen mina seikluste korraldaja. Kurjam võib nüüd puhata.